Tere! Tegin selle ettekande koos Heleniga, Helen Pladoga Tartu Ülikoolist. Tema kahjuks ei saanud siia tulla täna. Aga räägime siis võro ja seto keeles lugemisest. Teame, et võro ja seto keel on ohustatud keeled. Nende edasiandmine põlvest põlve on peaaegu et katkenud. See juhtus alates 60-ndatest. Ja kui mõelda praeguste laste vanemate peale, siis nende keeleoskus võib-olla ei olegi piisav selleks, et oma lastele võro või seto keelt edasi anda. Ja sellepärast ongi nagu eriti oluline, et kui kodus keele edasiandmine on peaaegu katkenud, siis kooliõpetus ja nagu muud tegevused, sealhulgas ka lugemine, muutuvad järjest olulisemaks. Kui mõtleme keele osaoskuste peale, siis rääkimine, kuulamine, kirjutamine ja lugemine on nagu lugemine sealhulgas on üks nagu oluline oskus, ka grammatika ja sõnavara tundmine. Ja kui me mõtleme selle peale, et millal Eestis väga palju raamatuid välja anti, oli just nõukogude periood, aga nõukogude perioodil ei olnud võro- ja setokeelseid raamatuid, mida lugeda. Ehk siis ka inimesed lugesid siis rohkem, aga võro- ja setokeeles ei olnud midagi sellel perioodil lugeda. Ja võro- ja setokeelsed raamatud hakkasid ilmuma siis, kui Eesti sai iseseisvaks. Ütleme, 1987 oli tegelikult selline aasta, kui ilmus näiteks Kauksi Üllelt võrokeelne luulekogu. Ja kui mõtleme veel teiste piirkondlike keelte peale või erikujude ja murrete peale, siis nendel on väga vähe ikkagi sellist omakeelset kirjavara, mida lugeda. Nüüd vaatasime ka natuke, mõtisklesime ka ette lugemise peale, et ka ette lugemine on väga oluline osa selles lugemise protsessis ja üldse õppimise protsessis, et on väidetud siis, et lapsed, kellele on raamatuid ette loetud, oskavad hiljem ka ise paremini lugeda ja et see ette loetud keel on rikkam ja natuke keerulisem kui kõne. Seal juures saab ka ette lugejaga siis arutleda selle üle, mida loeti. Ja et ette lugemine õpetab kuulama, mõtlema, looma ja väga suur osa, 90% nendest, kellel on ette loetud, loevad hiljem ka oma lastele ette. Ja muinasjuttude lugemine muidugi on väga kasulik ka. Siis kui me mõtlesime selle peale, et kas üldse on uuritud seda, et mida siis ja kuidas võro- või seto keeles loetakse, siis võrukeelsena ilmub üks selline ajaleht, Umaleht ja Setomaa ajaleht setokeelsena. Siis 2 korral on uuringufirma Saar Poll teinud lugeja uuringuid. Siis ma ise tegin Võru instituudis 2022. aastal ühe sellise hästi väikse uuringu, et milliseid raamatuid oleks võrukeelsena vaja või millised inimesed sooviksid, et võrukeelest saaks lugeda. Ja siis Kaja Tullus on uurinud võro- ja setokeelseid trükiseid ja natukene üks Võrumaa Keskraamatukogu töötaja Kaiu Viimsalu uuris ka selle meie väikse uuringu jaoks, et mida siis laenutatakse raamatukogudest. Nüüd võtame selle uuringu, et tavaliselt inimesed ütlevad, et miks ei loe, et siis võib-olla natuke nad nagu poevad selle taha, aga võib-olla selles on ka ikkagi tõtt, et kas võru keelt on raske lugeda, et nad ei ole ju õppinud seda lugema. Ja kui me vaatame siin 2005. aasta uuringut ja 2018. aasta uuringut, siis on näha, et natuke see protsent on kasvanud, et on kerge lugeda. Et 2005 oli 20, 2018 30. Ja siis ütleme 50% ütleb, et saan hakkama, umbes 20% ütleb, et on raske lugeda
ja mingi väike osa ütleb ka, et üldse ei saa tekstist aru. Ehk siis, et see harjumus 13 aastaga ikkagi nagu natuke on see paremaks läinud, see lugemisoskus. Ja on küsitud ka, et miks siis ei loe, et ei huvita või ei ole kätte sattunud, loeb teisi lehti või infoallikaid või ei tea seda lehte, pole aega lugemiseks ja ikkagi see raske lugeda kuskilt tuleb välja siit. Nii, nüüd see pult ei hüppa edasi. Võtame tagasi hüppab. Edasi ei lähe. Nii. Siis nüüd see väike uuring, seal oli 59 vastajat, tuli välja, et naine vanuses 50-60 on kõige suurem lugeja ka võru keeles ja ta eelistab kindlasti paberraamatuid. 60% vastajatest ei soovi lugeda audioraamatuid. See on kõik sarnane, mis on ka siin varem täna juba räägitud. Aga siis huvitav oli see, et tahaks mõnda ajakirja lugeda korra aastas võru keeles. Ükskõik siis millist ajakirja. Aga siis oodatakse ka ikkagi selliseid klassikuid võru keelde nagu Leelo Tungla luuletusi või Astrid Lindgreni teoseid. Aga mainiti ka Võrumaa muinasjutte ja võru keele õpikut, et need on tänaseks meil juba ilmunud. Muinasjutu raamat siis sellel aastal ja võru keele õpik 2 aastat tagasi. Ja kui palju üldse võru- ja setokeelseid raamatuid on olemas, ma ei tea, kas keegi oskab lihtsalt öelda või ise oma peas mõelda, et kas ta teab mõnda võru- või setokeelset raamatut. Väga palju neid ei ole, neid on kokku umbes nii palju, kui ühes kuus ilmub eestikeelseid raamatuid. Aga midagi siiski on. Umbes 300 ringist siis. Siin on mõned näited aabitsatest ja ka mõned tuntumad autorid, kes on ka eesti keeles kirjutanud, nagu Jaan Kaplinski või väga populaarne Triinu Laan. Nurgas on seal üks Milvi pangaraamat Läämi kaem, mis on siis ainukene võrukeelne laste luulekogu. Mõned ajalehed, ajakirjad ja siis mida me uurisime, mida loetakse. Vastajaid oli meil 317 vanuses 18 pluss. Ja uurisime siis, et eeldasime, et kõikidel vastajatel on mingisugune võru- või setokeele taust. Uurisime, et kui palju nad loevad ajalehti ja ajakirju, haarasime siia ka sotsiaalmeedia sisu, sellepärast et kui ei ole nii väga palju midagi lugeda, siis sotsiaalmeedias saan lihtsalt nagu juurde midagi, mida lugeda. Ja et kui palju siis lapsed on lugenud laste kirjandust, aga me uurime seda nagu lapse vanemate kaudu, me ei uurinud lapsi. Ja siin ka välja tuli see, et vanuses 50-60 oli kõige rohkem vastajaid, ilmselt ka nemad loevad kõige rohkem, naised loevad rohkem. Ja küsisime seda ka, et kas neil on nagu mingid kas nad on saanud mingit võru- või setu keeles õpetust kuskil, kas nad on käinud keelekursustel. Ja ajalehtede lugemisega on nagu või et Uma leht on ikkagi see kõige populaarsem, sest see on kõige kättesaadavam, ta tuleb koju nagu reklaam tasuta ja päris paljud ikkagi loevad seda. Ja muidugi paberilt ei tuleks nagu ilmselt kõne alla, et Uma leht oleks mingi uudisteportaal näiteks. Ja üsna regulaarselt ja vähemalt mõni kord inimesed ikkagi loevad Uma lehte. Ja ajakirjad on enam-vähem pooleks, võrukeelset ajakirja on ainult Täheke, mis ilmub kord aastas, aga põhimõtteliselt neid ei olegi.
aga siin on ka näha, et oma lehte ajalehe Setomaa ja Täheke, mis jõuab nagu võru keele õppijate kaudu kodudesse ja ka jagame seda tasuta siis nii-öelda. Nüüd sotsiaalmeediat ikkagi loetakse kommentaare, loetakse nalju, luuletusi. Sellises Facebooki grupis nagu Võro Kiil on üle 14 000 jälgija. Aga väga paljud siis kui ütlevad, et ei ole ette juhtunud ja ikkagi seesama, et on raske lugeda, tuleb välja. Siis mida loetakse ilukirjandusest või ka sellisest aimekirjandusest nii-öelda, tuleb välja siis, et luulet loetakse väga palju ja luulet ka kirjutatakse väga palju. Proosat raamat nagu Kontra ja Kauksi Ülle ja siis need muud asjad on Võro Seto tähtraamat, mis on ka ilmunud juba peaaegu 40 aastat, et need on siis populaarsed. Need lastekirjanduses on ka nagu Täheke ja Triinu Laan ja siis üks selline setokeelne autor nagu Rainer Rahasepp on populaarsed, aga siin on nüüd nagu selline on näha, et 66% vastajatest ütleb, et lapsed ei loe võrukeelset ega setokeelset kirjandust ja ei ole ka lugenud. Ja miks ei loeta, on ikkagi see, et nad ei oska keelt või on raske lugeda. Ja kahjuks tuli ka välja sellest uuringust see, et lastele ei loeta ka ette, et see on nüüd see koht, mida nagu meie saame parandada, et kuidagi soosida seda ette lugemist lastele. Ja küsisime ka sellist asja, et kui sa võtad eestikeelse raamatu lahti ja sa oled keeleoskaja, et kas sa oled suuteline tõlkima otse, tegema sellist sünkroontõlget nagu raamatule. Ja siis enamasti ikkagi öeldakse, et ei, et see hakib ära sujuva teksti, see teeb lugemise aeglaseks, tõlke kvaliteet ei saa hea, aga mõned võtavad seda nagu väljakutset, et see ongi selline loominguline, see on enda proovile panek, me improviseerime, siis saab nalja ja saab oma kandi keelde tõlkida selle raamatu. Ja mida siis inimesed veel ütlevad, on ikkagi see, et see kirjaviis on raske. Mõnele just ei meeldi, kui kasutatakse kuutähte, mõnele just meeldib see, et märgitakse, et kahju, et kirjaviisi, kus on kuu- ja palatalisatsioon märgitud nii vähe on, et uuemad raamatud on peaaegu kõik ilma, mistõttu ma neid ka ei osta, et ehk nagu nii ja naa on sellega. Ja öeldakse ka, et puudu on tähekesest välja kasvanud ja täiskasvanute raamatuteni mitte veel jõudnute raamatute ehk noorte raamatuid peaaegu ei olegi. Ja siis küsisime ka seda, et kas nad sooviksid, et ühes raamatus oleks 2 keelt koos, et raamat oleks 2-keelne. No sellega oli ka nagu nii ja naa, et mõni ütleb, et ei ole seda vaja, mõni ütleb, et on vaja. Ja siis küsisime ka seda, et kas need, kes on saanud võrukeele õpetust, käinud mõnel võrukeele kursusel või tunnis, et kas need loevad rohkem. Et siis siin on näha küll seda et nad loevad rohkem ajalehti, ajakirju, nad loevad rohkem kirjandust ja ka sotsiaalmeediat. Et see mõjutab. Raamatukogust laenutatakse õppekirjandust, et näiteks Võrumaa koduloo raamat, see tuli meile üllatusena, on nagu kõige laenutatum raamat üldse. Ja ka Mino Võromaa kogumikud, sest Mino Võromaa on kõige vanem kirjandusvõistlus lastele Eestis ja neid kogumikke on juba ka 30 umbes ja see on see, et kui laps kirjutab seal ise, siis terve suguvõsa loeb ja laenutab seda raamatut ka.
Muidugi ei saa hakkama selle puldiga. Ja laenutatakse väga palju ka Võro Seto tähtraamatuid, võib-olla ka sellepärast, et me oleme jaganud neid tasuta raamatukogudele. Ja Ilmar Vananurm oli näiteks luuletajatest kõige populaarsem ja muidugi siis sellised uuemad klassikud nagu Kontra, aga ka Raimond Kolk näiteks. Ja mida siis öelda kokkuvõtteks, et võru ja seto keeles me kohtame nagu samu probleeme, mida eesti kirjakeele arenguetappidel on ka olnud, et sellised vaidlused kirjaviisi üle, raskused lugemisel. Ja kuigi nagu see võru keeles lugemine läheb järjest paremini, siis see valmistab ikkagi raskusi. Kõige rohkem loeb 50-60-aastane naine, kes eelistab paberraamatut ja korra aastas ühte võrukeelset ajakirja, siis 87% on midagi lugenud sotsiaalmeediast või ka mujalt internetist. Uma leht on hästi populaarne, kõige populaarsem, tal on 26 000 lugejat. Aga 66% loeb ilukirjandust võru või seto keeles ja samamoodi 66% lastest ei ole midagi lugenud võru või seto keeles. Ja see keeleoskus ikkagi on seal barjäär, nagu ma ütlesin. Ligi pooled vastanutest ei loe või ei ole lugenud lastele ette ja need, kes on ikkagi õppinud võru või seto keelt kursustel või mujal, siis nemad on veidi suuremad lugejad. Väike kirjanduse ülevaade ja siin üks pilt ka. Aitäh! Suur tänu. Kas on küsimusi? Jah, palun. Väga huvitav. Mul on küsimus, tegelikult täpsustav küsimus selle valimi kohta, et kas te küsisite neid, kes ise oskavad mingil määral võru või seto keelt? Et on kokku puutunud või oskavad või neil on mingi võru seto taust. Jah. Ja nende muidugi kogu see ettelugemise teema oli nagu väga sükene huvitav ja intrigeeriv ka, et nagu kui me räägime siin võru ja seto keele sükesest kehvast olukorrast, siis kas te arvate, et see võiks olla võti kuidagi, et on helüait ja palju võimalusi tegelikult ju kuulata seda keelt? Selliseid küsimusi meil oli ka, et kas te saate kuidagi muul moel võru kirjandusest osa nagu teatri kaudu või siis helüaita kuulates. Ja muidugi need on ka kõik variandid, aga ma ei tea, kas see on võti. Tore, kui ta oleks võti, väga lihtne oleks seda keerata, aga see oleks kindlasti asi, mida saaks nagu propageerida või millega saaks tegeleda. Jah. Võro keeles on välja antud ka Kalevipoeg. Te ei maininud seda üldse, kas võrokeelset Kalevipoega üldse ei loeta? Jah, tõsi on, ta on väga värske raamat, loetakse ikka, aga lihtsalt nende laenutamise numbrid on veel nagu nii väiksed, et ja, aga see tõlge on väga hea, et ma soovitan seda lugeda küll, jaa. Mis see Kreutzwald seal muidu oli? Ei olnud vist midagi, oli või? Küsisin, et mis see Kreutzwald seal tabelis oli siis, kui poolt Kalevipoeg? Ilmselt ta oli siis ikka Kalevipoeg, jah. Ma nii täpselt ei mäleta praegu seda. Siin olid võro ja seto niimoodi sujuvalt kokku pandud ja keeleliselt ongi lähedased, aga me teame, et ajalooliselt need on nagu kaks üsna erinevat maailma olnud erineva usu ja kultuuriga ja laulmisega ja muuga. Kas see kellelgi nagu vastajatest probleemi ei tekitanud, et miks te küsite niimoodi koos nende kohta? Ei. See väga hea, ilmselt see on jäänud minevikku, tähendab see vastuolu suuresti. Jah. Aga väga mitmed vastajad ütlesid küll seda, et ma ei teadnudki, et nii palju raamatuid on võru ja seto keeles olemas, et nad said nagu ise teada midagi selle uuringu kaudu.
mina noppisin sellise huvitava mõtte siit välja, mis on minu jaoks ka nagu tundub väike lootuse kiir, et need, kes käivad keelekursusel, nemad loevad paremini, et siis neid keelekursusi pakkuda rohkem. Ma usun, et siin oli ka väga palju üliõpilasi nende vastajate hulgas ja ülikoolis on võru keele ja seto keele kursused olemas Tartu Ülikoolis. See täpsustav küsimus, et kas need statistika üles, kui palju neid võru ja setokeelses raamatud olid ainult 87. aastast alates ilmunud raamatu või vanemad ka? Seal oli vanemaid ka. Helge, aitäh. Ja. Kui rohkem küsimusi ei ole, suur aitäh!